tere pühapäeva lõunat siia kaasaegse naise gruppi. Ilmselt sa oled siin grupis sellepärast, et võib-olla sa oled täna veel selles 9-5 kurnavas töös, aga samas sa tunned, et sinu sees on midagi enamat ja sa tahaksid luua selle veebipõhise ettevõtte enda kõrvale, mis toob sulle vähemalt nagu 500–1000 eurot kuus sisse. Ja sa tunned, et sa oled oma sädeme tagasi leidnud. Mina olen Annika Nilsson ja kes on minu sõbrad, minu isiklikul Facebooki kontol, siis on natukene näinud seda, et algas minu jaoks väljakutse 75 hard. Ja ka siin grupis on homme toimumas live, kus ma räägin, mis asi on 75 hard. Mis asi see väljakutse endast kujutab, kuid tõugatuna sellest väljakutsest. Ma täna ei taha sellel väljakutsel väga palju peatuda, aga ilmselgelt mõned mõtted ma ikkagi annan. Ja kui sul tuleb küsimusi, kirjuta siia Facebooki kommentaaridesse video alla kohe, siis ma näen neid siin ja saan jooksvalt ka vastata. Aga tõugatuna sellest samast väljakutsest ma ju hakkasin lugema raamatut. Kõigepealt ma tellisin endale raamatu. The Book on Mental Toughness. Ja selle autor on siis Andy Frisella. Ja ma hakkasin seda raamatut lugema. Ja sain väga kiiresti aru, et mul ei ole vaja oodata, et selle väljakutsega alustada, vaid siis ma alustasin väljakutsega. Aga täna on see minu väljakutse 8. päev. Ja üks selle väljakutse tegevusi on see, et sa loed iga päev 10 lehekülge. Sa loed päris füüsilist raamatut 10 lehekülge päevas. Mitte läbiräägitav tegevus. Ja ma lugesin ennem ka, aga ma kuulasin ka audioraamatuid ja osalen hästi palju tihti mingi veebiprogrammides ja kursustel ja mõtlesin, et okei, 10 lehekülge päevas, mis seal ikka? Mis juhtus esimese nädalaga? Oli see, et ma hakkasin palju rohkem lugema. Sellepärast, et seal on tingimus, et sa ei saa võtta enne teist raamatut lugemiseks, kui sul on üks kaanest kaaneni läbi loetud. Ja mina, kes mulle väga meeldib uut infot saada, igasugu erinevaid vaatenurki, mõtteid saada. Mul on öökapi peal mingi 5 erinevat raamatut, mis on kõik pooleni. Ja ma ei ole kunagi enda jaoks mõelnud, et see on kuidagi minu jaoks probleemiks. Et alati ma ju saan sealt mingi mõtteasja, ma usun sellesse, et õpetaja ilmub siis, kui õpilane on valmis, ju ma siis saan sellest raamatust nii palju, kui ma seda parasjagu olen lugenud, täpselt selle mõtte, et järgmist sammu teha. Ja nüüd äkki mul on see kohustus, et ma ei saa neid kõiki raamatuid nagu suvalisel hetkel lugeda, et ma pean ühe raamatu läbi lugema selleks, et järgmist võtta. Ja see esimene raamat, mille ma siis läbi lugesin enda jaoks ülikiiresti kaanest kaaneni, ongi siis Andy Frisella raamat. Ja mul on plaan, et ma teengi sellise kaasaegse naise raamatuklubi laive siin, et kui ma nüüd seda väljakutset jätkan, mul igal juhul plaan on seda nagu igal juhul jätkata kuni 75 päeva järjest kindlasti, see raamatus on ka, mis tuleb pärast 75 päeva, siis ma olen lihtsalt nii veendunud selles, et suure tõenäosusega, olenevalt raamatu mahust ja kui hästi ta kirjutatud on, ma võib-olla loen 1 või 2 raamatut nädalas. Oleneb siis mahukusest. See raamat, mul on nii hea meel, et see oli mu esimene raamat, see on hästi sellise mõnusa
kirjaga kirjutatud, et seda lugeski hästi kiiresti. ja minu plaan on siis jagada seda, et mis ma siis siit raamatust kaasa võtan ja kas see raamat väärib sinu aega ja tähelepanu. Nii et selline raamatuklubi siin. Iga kord ma ütlen ka selle raamatu ära, mis ma ilmselt hakkan järgmiseks lugema. Kui ma nii kiiresti loen, siis sa ilmselt ei jõua nii kiiresti neid endale tellida, et samal ajal minuga lugeda. Aga võib-olla saad endale panna sinna ostukorvi või teha mingisuguse märkme, et mingid raamatud, mida sa tahad lugeda. Aga see konkreetne raamat siis tõesti, see ongi selle 75 hard väljakutse looja enda kirjutatud raamat. Ja ta nii armsasti alustab seda raamatut sellega, et loe seda kõigepealt ja ta on pannud kõigepealt mental toughness, vaimse tugevuse siis raamat, eks ju. Aga võib-olla see lugu, et miks ma üldse selle raamatu võtsin, on ka see, et üks asi, et ma tahtsin teada selle väljakutse kohta, teine asi oli see, et ma olen hästi suur veendunud uskuja, et sa pead tegema elus neid asju, mis on rasked. Ja sul on vaja vaimselt olla tugev. Ja sa teed raskeid asju sellepärast, et saada vaimselt tugevaks. Et hiljem kõik asjad muutuvaks lihtsaks. Ja see nii kuidagi resoneerus sellega, et eriti naised, kes tahavadki seda 500 000 lisaeurot kuus teenida ja seda järjest kasvatada, et need kõige hirmsamad esimesed sammud on kõik seotud müügiga, enda toote-teenuse sinna väljapanemisega ja millist seda vaimset südikust on sul vaja, et tegema hakata. Ja siis see raamat algab sellega, et siin on sõnaraamat. Ja neid ei ole üldse palju, aga ta selgitab ära, mis sõnaraamatu põhjal on, aga ka mis tema enda arvates see sõna võiks tähendada. Ja number 1 asi on see südikus. Siis on meelekindlus, siis on enesekindlus, siis on eneseusk, siis on eneseväärikus, distsipliin, otsustatavus, püsivus, lahkus, positiivsus, enesearmastus ja tänulikkus. Need on nagu need sõnad, mis saadavad seda, et kui sa oled vaimselt südikas. Ja raamat päriselt sisu algab ühe konkreetse lausega ja see on see, et sina ja ainult sina otseselt oled vastutav selle eest, kus sa praegu oma elus oled. Ja see on see, mis ma ka oma klientidega teen. Meie esimesed vestlused räägivad kõik isiklikust vastutuse võtmisest selle eest, kus sa täna oled ja kuhu sa teel oled. Ja siis me saame töötada sellega, et ma olen sinu kõrval, aitan sind ja me liigume edasi. Aga number 1 asi on arusaamine sellest, et sina ja ainult sina oled vastutav selle eest, kus sa täna oma elus oled. Ja kui sa ei teeni seda 500 000 eurot, oled õnnetu seal kurnavas 9-5 töökohas. Võib-olla see isegi meeldib sulle, aga ikkagi sa tead, et sa oled enamaks mõeldud. Siis ainult sina ja sina oled vastutav selle eest, et sa saaksid astuda järgmiseid samme. Ja see raamat on jagatud 3 osasse. Esimene raamatu osa räägibki sellest, miks see vaimne tugevus on nii oluline. Ja see raamat annab sulle siis neid pisikesi häkke, nippe, trikke, et kuidas sa saad lubadagi endale seda paremat elu täna ja nüüd ja praegu, mida sa tegelikult tahad ja väärid. Raamatu teine osa räägib siis puhtalt sellest 75 hard programmist, mis kestab 75 päeva. Ja raamatu 3. osa räägib siis nendest 3 faasist, mis juhtub pärast seda, kui sa oled 75 hard väljakutse läbi teinud, sest seal tuleb
ma ütlen sulle saladuskatte ära 3 uut väljakutset, mis sa siis aasta jooksul pead ära tegema. Ja tõesti, sa võid tagasi vaadata, et millised on need viimased 1000 päeva täna sinu elus. Ja kui sa vaatad tagasi ja räägid nagu mulle ka, et millised need 1000 viimast päeva on sinu elus, siis ma oskan täpselt öelda, kus sa täna oma elus oled. Ja kui sa tõesti vaatad tagasi, mis sa viimased 1000 päeva teinud oled, siis Andy lubab, et ta võib öelda sulle, mis on sinu keha rasvaprotsent, millise autoga sa sõidad, kui head on sinu suhted teistega, milline on sinu sissetulekutase, millised on sinu eesmärgid ja kõige olulisem, kui õnnelik ja rahulolev sa tegelikult oma elus täna oled. Ja see tähendab seda, et sinu rutiinid, need viimased 1000 päeva defineerivadki ära selle, kes sina oled. Aga hea uudis on see, et see ei pea nii olema. Ja see vaimne südikus, vastupanu, tugevus ongi sinu tööriist, et lubada sul võita seda igapäevast lahingut, mis sul on iseendaga. Ja kui sa vaatad mu viimast reelsi, siis täpselt sellest ma rääkisingi. Sa oled iga jumala päev sõjas. Ja sa ei ole sõjas mitte kellegi teisega kui iseendaga. Sellega, mis toimub sinu 2 kõrva vahel. Sina ja ainult sina oled vastutav selle eest, kus sa täna oma elus oled. Ja see, et siit edasi liikuda, sa pead minema sõtta iseendaga, tegema asju teistmoodi. Ja mis ma siit veel teile jagan? Et päris palju häid pointe ja ta räägib ka sellest oma lugude läbi ja natuke ka sellest, eks ju, et 100 inimesest 70 mõtlevad, et ma võiks oma elu ju muuta, midagi teistmoodi teha. Et 100 inimest, kes mõtlevad seda ja 70%, 70 nendest 100 ei astu kunagi ühtegi sammu. 20% on need, kes võib-olla teevad selle esimese sammu. Need on võib-olla need, kes tulevad ka minu tasuta väljakutsele. Teevad selle esimese sammu. Ja seejärel saavad aru, et nende eesmärkide suunas liikumine on päris raske. Et ma võisin esimese takistuse ületada, aga seal on kohe järgmine ja järgmine. Ma ei taha. Liiga keeruline, liiga raske ja annavad samamoodi endas alla. Ja siis on 10%, 10 inimest sealt 100, kes natukene hakkavadki edasi minema. Saavad aru, et nad peavad tegutsema. Distsipliini on vaja. Tegutsemist on vaja. Ja sellest 10 2 on need, kes lähevad sinna eliidi tasele. Tippu, kes arendavad seda vaimset südikust, kes ei kuula neid eisid. Issand, kui äge. Pole mitte midagi ägedamat kui naine, kes ei kuule eisid. Ja miski ei peata sind. Ja see ja raske peabki olema, sellepärast, et me treenime oma aju. Ja sa pead elama iga päev nende otsustega, mis sa siis ise vastu võtad. Ja mulle väga meeldib see mõte, et sa ei saagi oma elus saavutada seda täit potentsiaali, milleks sa mõeldud oled,
kui sa oled lihtsalt ülekaaluline ja toitud, mitte tervislikult. Unhealthy, selles mõttes, et ka nagu toitumine, liikumine ja kõik muud asjad. Sa pead võtma ka oma tervise luubi alla. Sinu füüsiline välimus on väga tihti seotud sellega, millised on ka sinu tulemused ja sissetulekud. Nii et tõesti, mis ma siit, see on tõesti, kui sa oled vaimselt tugev ja võimekas, siis see tähendab seda, et sa oled võtnud selle juhi positsiooni oma enda elu üle. Ja ainult siis sa saad hakata juhtima teisi inimesi. Ja ainult siis sa tegelikult väärid ka seda teha. Miks minu jaoks täna see 75 hard on nii oluline? Sest mul on kliendid, see kogukond, keda mina justkui juhin, ma lähen ees, et teie saaksite järgi tulla. Ja see tähendab ka seda, et ma pean olema oma parimas füüsilises ja vaimses vormis. Vaimselt südikas. Nii et jaa, kui sa tunned, et tahaksid sellest raamatust teada, siis see raamat lihtsalt räägib sellest, kuidas minna sõtta iseendaga ja lihtsalt teha ära need asjad, mis sa tegema pead ja kasvatada oma vaimset üdikust. Seega sai see raamat loetud ja selle raamatu eessõna kirjutas Tim Grover. Ja Tim Grover on kirjutanud siis raamatu Relentless, From Good to Great to Unstoppable. Ja see raamat oli ilmunud enne. Ja Andy luges Timmi raamatut ja põhimõtteliselt, kui tema hakkas seda 75 hard väljakutsete asju tegema, siis Timmi raamat sai tänu Andyle nagu bestselleriks. Seega, lihtsalt sellest, et kuna see raamatu eessõna oli kirjutatud Tim Groveri poolt, minu järgmine raamat on siis Relentless. Ja tegelikult ma lõpetasin selle raamatu juba vist neljapäeval, nii et ma juba olen seda lugenud. Ja vahel ongi, ma nüüd võtan ka raamatuid, mis mul on poole peal, et mul on mingi peatükk 2 loetud. Aga see on selle kaasaegse naise raamatuklubi järgmine raamat, millest ma siis räägin sulle oma muljeid, mis ma siit kaasa võtan ja tule vaata ja kuula.